Hei, Anette siin ja mulle tuli sõnum, nii et jagan teiega seda sõnumit väga maandatud olekus otse muru pealt. See sõnum oli inglisekeelne. Kes võib-olla on kauem mind jälginud, teavad, et kas see tuleb sellest, et ma ise lihtsalt tarbin ingliskeelset sisu palju või sellepärast, et inglise keeles ongi rohkem sõnu kui eesti keeles ja ta justkui on rikkam väljendite poolest ja väljendusvõimaluste poolest. Aga see, mis minuni jõudis, on trial and error. Trial on siis nagu prooviperiood, on ju, ja error on see, kui miski ei tööta. Mingisugune takistus või tõke. Ja ma tulin siia maale täna ja siis hästi huvitav, et ma võtsin kaasa võtmed ja kõik need võtmed on täiesti, ta on siis lisakomplekt minu maakodu võtmetest ja ükski neist ei töötanud. Ma ei saanud ühegagi neist sisse. Need olid koopiad originaalist. Ja kui ma lõpuks siis tuppa sisse sain, ma käisin, õnneks on mul teised võtmed veel, on ju, õiged võtmed, originaalvõtmed, siis ongi tegelikult niimoodi, et igal asjal on mingisugune oma võti või mingisugune oma originaalsus, mis midagi nii-öelda avab. Et me võime teha koopiaid millestki või kellestki, aga päeva lõpus originaalsus on see, mis avab. Ja jõudsime siis oma kööki ja mõtlesin, et hakkan süüa tegema, kes võib-olla on märganud minu videodes, ma tihtipeale nagu, ma olen maininud ka seda, et kuskil kunagi kindlasti, et ma saan köögis väga palju sõnumeid. Võib-olla see on seotud kuidagi sellega, et mu sünnikaardis on teatud vähiaspektid, ma ei tea. Aga sain köögis selle sõnumi trial and errori kohta siis. Ja trial on siis prooviperiood ja error on siis asi, mis ei toimi. Ja teine asi, mis mul väga pikalt on peas kummitanud, on see autentsus või originaalsus või iseendale truuks jäämine, iseenda tões seismine. Iseenda poolt olemine. Ja kõik need märgid kokku tegelikult annavad selles mõttes, nad annavad nii laheda sõnumi, et ma ei saa mitte kunagi ja ka teie, kes te mind kuulate, vaatate, te ei saa mitte kunagi võtta kellegi teise elu teooriat ja üritada sellega oma maja ust lahti saada. Et oma maja uksed saate te ainult originaalvõtmega lahti. Ehk siis te avate uksed siis, kui te teete seda, mis on teie jaoks tõene või teie jaoks originaalne või teie jaoks autentne. Et ma tunnen, et sotsiaalmeedias lihtsalt on nii palju inimesi, kes ei kehasta seda oma tõde, vaid nad on teinud selle nii-öelda koopiavõtme ja üritavad selle koopiavõtmega siis nagu sisse saada kusagile. Et üleüldse võib-olla üleüldse nagu mitte, et see võti ei ava neile seda, mis neile kuulub, sellepärast et see, mis kuulub sulle, selle avab ainult sinu enda võti. Ja selle võtme saad sa ainult siis, kui sa oled iseenda vastu nagu aus, kui sa oled iseenda vastu siiras, kui sa elad nagu selles, mis on sinu tõde või sinu autentsus parajasti. Ja ma tean küll, et öeldakse, et tõde on üks, on ju, ja Jumal on ka kindlasti üks ja kõik teed viivad Rooma ja eks ta nii ka ole, aga fakt on see, et me jõuame ikkagi sinna erinevaid nagu radu pidi, et meil ei ole ühte pikka kiirteed sinna sihtkohta jõudmine ei saagi olla midagi, mis peaks olema üleüldse see eesmärk, et eesmärk on ju teekond ja teekonnad on erinevad.
Ja ma köögis mõtlesingi selle peale ja ma mõtlesin, mulle viskab ette päris palju selliseid naisi, kes mulle lihtsalt, ma räägin oma kogemusest, võib-olla lihtsam aru saada, viskas ette sellise noore näitsiku, kes rääkis, kuidas ta siis oli lõpuks saanud mehe pühenduma ja ta oli mehelt saanud ka selle sõrmuse ja tema kõikides Instagrami reelsides ta näitab seda sõrmust, on ju. Aga kui ma kuulasin teda rääkimas, siis ma kuulsin, seal oli selline häälekramp või nagu, kui te mõtlete naise hääle peale, kui naine naudib midagi, et kui keegi ütleb, see kook on nii hea või see lõhnab nii hästi, et see naudinguline aspekt naise hääles peegeldub. Ja paratamatult, kui ta oma suhtest rääkis, siis ma kuulsin seal ainult, ta oli küll selle suhtes saanud, ta oli saanud selle kaaslase endale, aga ma kuulsin seal poomist või nagu see hääl oli nagu keegi pigistaks ta kõri ja ta lihtsalt kriiksub seal, on ju, või mingi piiksub. Seal ei olnud nagu naise lõõgastust, mis tuleb. Et me võime, et inimesed võivad neid mänge mängida peaga. Te võite teha neid strateegiaid ja läheneda asjadele väga selliselt, et tahan seda, teist ja kolmandat, on ju. Aga fakt on see, et me suhestume läbi kogemuse. Et inimesel on vajalik see kogemuslik baas, et aru saada, kuidas mingi asi tundub või kuidas mingi asi nagu lõhnab, maitseb, puudutab või puuduta, et inimesel on vaja seda me oleme füüsilised olendid, seda füüsilist kogemust, mitte peast lähtuvat analüüsi. Ja füüsiline kogemus aitab meil tegelikult, ta aitab meil mõista seda, mis meie jaoks on autentne. Ehk siis, kui me räägime suhetest ja kui me räägime naiselikkusest, sellest räägitakse nii palju lihtsalt, siis naine vajab füüsilist kogemust, kas see on puudutus, kas see on kallistus, kas see on midagi muud, see isegi ei mängi rolli, ta vajab seda füüsilist kogemust, et aru saada, mis tema jaoks üldse on autentne või mis tema jaoks on nii-öelda originaalne. Ja kui ma kuulan neid wannabe influencer'e, kes räägivad, kuidas nad siis on saanud sõrmuse, kuidas nad saanud on mehe ja promovad kõike seda, et ostke minu õpetus, on ju, et kuidas meest saada, kuidas olla naiselik. Kui ma seda kõike kuulan ja vaatan ka, siis mul tekib see küsimus, et kuidas saab keegi võtmetega majja sisse, kui originaal on kellegi teise käes. Selles mõttes iseenda käes, on ju. Kuidas saab võtta kellegi teise nagu teha mingid koopiad millestki ja üritada sisse saada kuskile? Ma usun, et te saate aru, millest ma nagu räägin. Et minu meelest ei ole võimalik copy-paste'i teha ja siseneda majja. Ja kui me räägime sellest põhimõttest, üldisest põhimõttest, on ju, et sellisest heast, toitvast ja täitvast suhtest, siis see hea, toitev ja täitev suhe tõesti toimub läbi selle, kui mõlemad osapooled pühenduvad ja kui mees pühendub naisele. Nüüd on aga konks siin selles, et senikaua, kuni naine kogu oma
füüsilise olemusega ei tea, mis talle naudingut valmistab, siis senikaua ei ole võimalik mehel seda pakkuda. Et ma näen neid naisi, kes peaga on välja mõelnud, et mida mees peab nagu lauale tooma või lauale panema või neile nii-öelda pakkuma. Ja kui mees nagu justkui seda ei paku või isegi kui ta pakub seda, siis naine on, et see ei tundu õige või see pole ka päris see või ta tundub kuidagi off. Ja põhjus on see, et naine õpib ka läbi kogemuse, mida ta tegelikult tahab. Ja tihtipeale naise nii-öelda küpsus saabub alles 30-ndates. Seda ei ole võimalik saavutada 20-ndates. Sa võid arvata, et sa 20-selt tead väga selgelt, et mida sa tahad ja mis on sinu jaoks õige. Sa võid kõike seda ratsionaalselt teada, aga tihtipeale 20-ndates naistel ei ole tegelikult seda kehatunnetust. Selles mõttes ei ole seda kehatunnetust, et ta ei pruugi olla nagu päris. Sa võid selle välja feikida, sa võid kõik need asjad, sõrmused, abielud, liidud, majad, kõik saada. Aga naise selline küpsus ja tarkus tuleb alles 30-ndates. Tahame me või ei. Kui minu ema mulle seda kunagi ütles, siis ma ikkagi tegin päris palju nägusid selle peale. Et 30-ndates naised on sellised ja sellised. Aga nüüd ma mõistan seda sellepärast, et 20-ndates sa eksperimenteerid, sa katsetad, sa proovid ja kui sul veab, siis sa võib-olla tõesti leiad kellegi, kellega sa oled kuni surm meid lahutab, aga 20-ndates eluaastates minu meelest suurem osa inimesi elab oma tuumhaavast või oma nagu tuumtraumast. Et ollakse lapsepõlvest lahkunud ja elatakse seda lapsepõlve, mis iganes mustrit või haava, siis mida parajasti, mis on nagu harjumuspärane. Ja seda ütlevad ka paljud filosoofid ja psühholoogid. Et ma arvan, et see oli Jung, kes ütles, et alles 40-ndates nagu elu algab. Alles siis saadakse aru, et mis on see, mida tuleb teha. Ja võib-olla see on üks põhjus ka, et mul 40 ei ole veel, ei paista veel. Aga ega ta kaugel ka ei ole. Ja kui ma vaatan seda tagasi siis nii-öelda oma elule, siis ma saan aru, et üks asi, mis ma 20-ndates ise tegin, oli see, et ma ignoreerisin paratamatut. Ma teadsin väga hästi, millega ma peaksin tegelema. Mul oli hästi tugev tunne, mis on minu jaoks õige. Aga kuna minu enda bioloogia sõitis minust nii palju üle, ehk siis bioloogiline laste saamised ja järglaste saamine ja kõik see on nii tugevalt nagu kehas sees, siis on praktiliselt võimatu, eriti naisel, kes on eriti elujõuline või eriti nagu loominguline, ja ma pean ennast väga loominguliseks naiseks ja väga, väga värvikirevaks ja väga emotsionaalseks, on väga raske eristada seda bioloogilist nii-öelda baasi versus ratsionaalset mõistust, sest ratsionaalne mõistus hakkab, bioloogia sõidab alati ratsionaalsest mõistusest üle. Ja see, mis ma näen ka, on võib-olla, et need naised üritavad ratsionaalse mõistusega soovida või nagu nõuda meestelt välja seda, mida nende füüsiline olemus tegelikult ei toeta. Ehk siis nad tahavad pühendumist, nad tahavad nagu seda, et mees neid vaataks, aga nad ei ole tegelikult selle kontakti jaoks päriselt sisimas valmis. Ja
ja naise jaoks ongi oluline see, et ta prooviks, et ta katsetaks, et ta saaks teada, mis talle sobib, mis talle ei sobi ja kui ta võib-olla ka tunneb seda, et antud hetkel mulle ei sobi mingisugune lahendus, on ju, või ma praegu tegelikult valetan endale mingisuguste asjadega, et olekski seal kohas aus. Et olekski aus, et ma tegelikult tunnen, et ma tahan olla omaette, sest mina ütlen, et ühest küljest ma mäletan, ma väga tahtsin suhteid, aga teisest küljest ma nautisin ka üksi olemist. Ma nautisin seda oma vallaliseks olemise perioodi, kus justkui, noh, mitte et mul kohustusi ei olnud, aga justkui mitte keegi ei sõltu minust, on ju. Ja ma saan vajadusel peitu pugeda. Et see tõeline ühendus või tõeline pühendumine nõuab naiselt, et naine oleks ise endast tõeliselt pühendunud sellele, mis on tema nagu rõõmuallikas ja aru saada, et naine ise on see iseenda allikas, et naistena, et mis meid paneb särama, mis meid teeb õnnelikuks, mis meid toidab, mis meid täidab, mida me armastame. Ja kui mulle räägiti sellest, et sa pead kõigepealt aru saama, mis sind õnnelikuks teeb, siis mulle kuidagi tundus alati see nii loll nagu nõuanne. Mulle alati tundus, et kui keegi nagu seda räägib, et sa pead teadma, mis sind õnnelikuks teeb ja armasta ennast esimesena, siis ma olin fuck you bitch, sina ei armasta ennast esimesena, on ju. Ja ma ei uskunud seda, aga seal ongi kuidagi see ilu, maailma ilu nägemine ja selle täielik nautimine on minu meelest uks naiselikkusesse. Ja see on eelkõige on ta ikkagi füüsilise maailmaga nii tihedalt seotud, et seda ei ole võimalik välja analüüsida. Et see on see, et sa võid sellest maasikest ja vahukorrast nagu lugeda, aga alles siis, kui sa seda maitsed ja sööd ja nuusutad ja nagu tarbid nii-öelda, alles siis sa saad aru, et mis asi see on. Et mulle tundub, et see viga, mis ma sotsiaalmeedias nagu näen, sest ma olen juba probleemi lahendaja kogu aeg, on kõikidele naistele nagu mingi stamplahenduse või stamp nagu copy-paste müümine. Aru saamata, et noh, sa võid osta seda maasika ja vahukoore nagu pilti, aga fakt on see, et kui sa selle lõplikult saad, siis sa võid öelda, et ma olen maasikate vastu allergiline, see mulle üldse ei meeldi. Või ma tahaks hoopis kurki süüa, on ju. Et ei ole võimalik copy-paste'ida seda iseenda elu maitset, lõhna, värvi, puudutust ja tunnet. Selle leiad sa ainult ise. See võti on sinu enda käes. Ja see võti tuleb minu meelest eriti selgelt nähtavale siis, kui see tuleb eriti nähtavalt selge nagu päevavalgele siis, kui sa oled oma tuumtrauma ära tarbinud. Et see tuumhaav või tuumtrauma, mis on, kellel on ta suurem, kellel väiksem, on nagu hirm, millega tuleb silmitsi seista, millest tuleb läbi minna, mis tuleb läbi kogeda, et ta mitte kunagi enam su elu ei saaks saboteerida. Ja see on jällegi, see on minu kogemus, on ju, et paljuski, mis ma siin räägin, baseerub minu enda kogemusel ja minu enda sellel kontaktil praegu maaga. Et ma tunnetan seda pärast nagu selle tuumtrauma nagu kogemist, mis minu jaoks oli hülgamine, petmine, reetmine, heaolu kaotus. Pärast seda, kui see kõik minuga juhtus, siis mul on tunne, nagu ma näeks maailma esimest korda, et ma näen värve, ma tunnen maitseid, mul on nagu lõhnad tagasi tulnud. Võib-olla mul oli väga pikalt COVID lihtsalt. Et see oligi nagu mingi halb nagu tuumtrauma läbi elamine on nagu mingisugune COVID, spirituaalne COVID. Et ma tervenesin ja ma näen nagu maailma ilu uuesti
ja ma näen seda, millest inimesed mulle rääkisid, aga ma ei näinud seda sellepärast, et ma olin see tuumtrauma või tuumhaav minu jaoks oli nii sügav ja jooksis nagu nii sügavale, et ma pidin nagu iseennast algosadena uuesti kokku panema. Ja see võib olla üks põhjus ka, miks ma usun, et väga paljud inimesed üldse ei jõuagi selle autentse eluviisini ja jäävadki copy-paste ima ja ei mõtlegi, sest see lihtsalt on nii ebamugav protsess. Et iseenda nagu katki või algosadeks õhkimine on midagi, et sa õhid iseennast algosadeks ja sul, et kuidas sa pärast ennast kokku paned. Et see on tõsine nagu, ma arvan, see on üks suurimaid imesid, mis ma üldse kogenud olen. Et kuidas on tervenemine võimalik. Ja see tervenemine paljuski on võimalik Jumala abiga. Et ilma selle Jumalata või ilma usuta nagu Jumalasse või armastusse või nagu kindla sisetundeta on väga raske seda teekonda ette võtta. Seega ma ka ei saa süüdistada inimesi, kes seda teekonda ette ei võta, on ju. Et see tuumtrauma ja tuumhaava nagu nii-öelda sellesse laskumine ja kogu maailma õhku laskmine. Ja kusjuures huvitav on see, et pärast seda, kui see maailm uuesti kokku tuleb, ta ei pruugi väljastpoolt nii teistmoodi välja näha. Sa võid elada samas kohas, sa võid teha sama tööd, sama nagu kui samas kohas, sama asja teed edasi. Aga see, kui inimene tuleb, kui inimesed ei ole sind tükk aega näinud ja nad näevad, siis nad tajuvad, et midagi on täiesti teisiti. Et see energia seal sees on täiesti teine. See, mis sulle on määratud ja mis sinu jaoks on nagu sinuga klapib, sellest ei saa ilma jääda, see jääb ikka su ellu alles. Aga tohutult palju langeb ära. Ja seal on ka tohutu nagu arusaam, et mis nagu üldse enam ei tööta sinu jaoks, mis on täielik no-go. Nii et ma loodan, et te nautisite seda minu väikest sõnumit. Ja kõikidele 20-ndates naistele ma soovin ausust iseenda vastu ja kõikidele 30-ndates naistele ma soovin julgust käia sellel teekonnal, mida sa võib-olla veel proovinud ei ole, aga mis täidab sind rohkem kui see, kus sa seni oled käinud. Vot nii. Aga kohtume varsti jälle, olge tublid. Tšau!